Sit ready. Attention. Ja käima ta läinud on siin nüüd siis meesveteranid, kellel on vanust 60–69 eluaastat ja hetkel on näha, et Esa Nevalainen, Soome esindaja, on seda sõitu läinud teiselt rajalt juhtima. On sõudmas koguni sellise hetke 500 meetri tempoga, et kui mees niimoodi lõpuni kestaks, võiks see aeg olla seal lausa 3 minuti 15 sekundi alla, aga see on kõigest algus. Siin on sõutud kõigest 200 meetrit umbkaudu ja nüüd on ka näha, kuidas meie enda Tallinna mees Sergei Morsakov on võtnud Nevelaisele kannule ja sisuliselt liiguvad mehed seal tandemina praegu koos. Kolmandal positsioonil antud hetkel Ali Kela, ka külalisvõistleja Soomest, liidritele kaotamas siin nii 15 meetriga. Ja kui nüüd veel üldistada, siis medalimängus võiksid olla sees, no kes vaatame, no Jaan Miglai kindlasti, sest et arvestades sõidu algusfaasi suhtelist on kõik veel võimalik seal. Kolmandast kohast Ali Kelast on Miglaid lahutamas hetkel umbes 10 meetrit. Mida suudab Antero Rossi? No kas temal on veel võimalusi platseeruda poodiumi meeste sekka? Eks seda näitab aeg, seda aega pole väga palju jäänud. Hetkel on kolmandat kohta lahutamas üle 20 meetri ja mulle tundub, et see nüüd on juba sellise kaliibriga kaotus, mida on väga raske järele jäänud ajaga tagasi teha. Õigem oleks öelda järele jäänud võistlusmaaga ka. Aga siin me näeme, et Esa Nevalainen on läinud nüüd ikkagi oma teed ja alguses, kui Morsakov teda kohe püüdma asus, oli selline tunne, et võib-olla Esa see stardikiirus oli liiga karm, aga tundub siiski, et see oli taktikaliselt nii planeeritud ja mees tunnetab oma võimeid. Nüüd, kus on jäänud alla 300 meetri sõuda, on Nevelaise edu küll selline, et seda on väga raske nüüd ümber pöörata. Nii et tundub praegu küll, et see Nevalainen läheb siit oma teed, läheb vääramatu võidu poole ja see võit võib olla tema päralt juba pea 200 meetri pärast. Tuletan meelde, et need vitaalses eas härrasmehed siin on vanuses 50–59 eluaastat ja nüüd kui vaadata Esa Nevelaise 500 meetri keskmist aega, eks see võtab küll pead vangutama. Vabandust, nemad siiski 60–69, tegin nad 10 aastat nooremaks. Aga jah, siin Esa Nevalainen on liikumas võidu poole ja võtame Sangari tänasel juubeli Alfal väärikalt vastu, elame talle kaasa ja siin me näemegi, kus 3.08,7, no see on ikka väga võimas tulemus, siis tükk tühja maad. Seejärel saabub finišisse Sergei Morsakov 3.18, mis on ka märkimisväärselt hea tulemus ja Ali Kela, kes hoidis terve distantsi jooksul kolmandat positsiooni, säilitab selle ja seda resultaadiga 3.20,5. Ja selles sõidus loomulikult ka suured sõudeässad, keda pole veel tutvustanud, Juhan Paalo, Tiit Helmja. Nii et siin ühes sõidus 2 võistlusklassi, et olla väga täpne. No, Juhan Paalo on võitnud arvukalt erineva kategooria medaleid, osaleb praegugi aktiivselt veteranide sõudmises ja tal peaks olema maailma sõudeveteranide regattidelt lausa 6 erinevat võitu. Ja kuulus mees Tiit Helmja, käinud 2 olümpiamängudel aastal 68 ja ka 76, siis vastavalt Mexico City's, Mehhikos ja Montrealis, nii et väga kõva omaaegne spordimees selles sõidus nemad kõik olid.